Laupäeval toimuva lasteraamatupäeva eel andis Tallinna Keskraamatukogu üle iga-aastase järjehoidja auhinna, mille pälvis sel korral kirjanik Ilmar Tomusk raamatuga Kriminaalne panga president, kriminalistid on tagasi. Auhinnaga tunnustatakse eelmisel aastal ilmunud ja enim loetud Eesti laste- või noorteraamatute autoreid. Raamatut Kriminaalne panga president, kriminalistid on tagasi laenutati Tallinna Keskraamatukogus möödunud aastal kokku 289 korda. Kirjanik Ilmar Tomusk sai sama tunnustusega 2012. aastal raamatu 3. A kriminalistide eest, mis kuulub tänavuse lastelemmikuga samasse sarja. Kui see raamat tuli kirjastusest välja, jõudis poodidesse, siis tegelikult lapsed võtsid selle väga hästi vastu. Ja ükskord ühes koolis üks laps küsis, et aga mida nad 4. klassist teevad, sellepärast et raamatu pealkiri oli 3. A kriminalistid. Ja tegevus toimus sel ajal, kui lapsed olid 3. klassis. Ma ei tea, mida nad teevad 4. klassis. Ja siis lapsed ütlesid, aga mõelge välja. Ja nii saigi ühest raamatust alguse terve sari, mille sündmustik iga osaga aina keerulisemaks muutub. Viimases auhinnatud osas on peategelased Kribu ja Krabu juba 25-aastased ja päris kriminalistid. 3. A kriminalistid on päris lihtne ja ka need abivahendid, mida nad kasutavad, tegelikult kõikides nendes raamatutes kasutatakse üsna keerukaid digivahendeid. Esimeses osas tavaline arvuti ja internet ja lihtne guugeldamine, sealt edasi juba nutitelefonid, satelliitside, kuni viimase osa DNA analüsaator ja silma vikerkeska skännerini. Ja see kõik eeldab seda, et tegelikult see lugeja kasvab koos raamatuga. Juba sel sügisel ilmub Ilmar Tomuski sulest uus raamat Algaja ajaränduri seiklused, mis on mõeldud 5. klassi lastele ja viib meid kvantfüüsika maailma.